sellise metsameeleavalduse peakorraldaja on Päästame Eesti metsad, siis nemad palusid saata ka igast punktist mõne sellise otseülekande. Ja siis, kuna ma järgmiseks annangi sõna meie kõige auväärsemale kodanikule, siis ma mõtlesin, et natukene Enu, sa oota selle peale hakkamisega, et ma panen siis nüüd just selle Facebooki otse ülesande hakkama, et ma võtaksingi nüüd Enu siis selle sinu jutu, saadaksin otse siis sinna nende leheküljele. Oled nõus? Jah, nii et tervitame Enu Mäela, Eesti Looduskaitse Seltsi Räpina osakonna president. Ma ootan natukene, ma panen endale selle hakkama, siis ma lindistan sind otse sinna. Nii, vaatame, kõik me see õnnestub. Kus sa tulete rääkima? Kus sa tuled siia ette? Oota, korra. Aga järsku tuled kuhugi siia, siis sa oled tolles kaameras ka. Jaa, tule siia just, täpselt. Ei, pööra minu poole. Proovi niimoodi. See on väike. Kaamera on seal, nii, ole kindel. No ole pigem varjus kui päiksega. Niimoodi on hea, jah. Ja vaata, kui ma niimoodi noogutan, siis sa hakka peale, eks ju. Oota korra. Alavad tervitused teile Eesti looduse ühes suurema osa metsa hoidmise toetajad. Mõne sõnaga ma räägiksin selle meie Eesti praeguse metsa olukorda. Ma ise olen metsamajandis töötanud, Räpina metsamajandis ligi 30 aastat. Meie Räpina metsamajandid ja Räpina metsamajand oli nõukaajal üks tuntumaid majandeid nii Eestimaal kui ka väljaspool Eestimaal. Ta oli Räpina näidis metsamaja. Ja meil oli niimoodi, et meie kollektiiv oskas metsa hoida ja kaitsta ja meil tõttu on praegu metsa väga hea raiuda, aga see raiumine läheb juba liiale. Kui öelda niimoodi, meil oli metsaseaduse järgi, et raielank võis olla ainult 100 meetrit lai ja kõrva pidi olema 200 meetrit metsa, siis võis järgmine lank. Kui te nüüd näete, siis on pikad read, langid on lõpmatusena otsa ei näegi. Ja samamoodi langi suurus ei olla üldse üle 1 hektari. Praegu on 7 hektarit lubatud, aga tegelikkuses targad mehed ütlevad, et üle 8 hektari tegelikkuses pannakse. Et meil käib pidevalt üks niisugune poolikude tõdede avaldamine, oi, meil on metsa palju ja nii edasi. Kui 92. aastal meil metsamajand tegevuse lõpetasi, siis andsime välja niisuguse raamatu. Siin on siis kõik 9 metskonda, mis Räpina metsamajandile kuulusid ja siin on ka iga metskonna andmed. Ja siin on metsa keskmine vanus 55–60 aastat. Praegu on raied nii suurelt läinud, metsa vanus on kindlasti palju rohkem allapoole läinud, võib-olla alla 50, aga seda kuski ei näidata. Nüüd on võidud aluseks, et metsa juurdekasv on näitaja. See on umbluu. See ei ole mingi näitaja, see on niisugune näitaja, mida tinglikult arvestatakse, et juurde kasvab noormets. Vanamets ei kasva juurde. Et oi, nüüd ma vaatasin viimased andmed, et ikkagi me raiume 12 miljonit, aga metsa kasvab 14 miljonit. See on inimeste otsene petmine, ausalt öelda. Ja kõige inetum asi veel, et metsa kohta petavad ka teadlased. Viimases ajalehes oli Postimehes kirjutab Tartu Maaülikooli vanem
metsakasvatuse vanem teadur Jürgen Aosaar, oi kui ruttu meil mets kasvab. No mis on ruttu? Viljapõlluga võrreldes mets kasvab ikkagi mänd, kuusk, 3 inimpõlve. See vanaisa pani metsa kasvama, siis lapselaps võib seda hakata alles raiuma. Aga mets kasvab ruttu tema järgi. Ja see on hirmitamme tegelikult üle. Mitu põlvkonda, ja ütleme, tehtpuud, kask ja haab, no neid võib-olla, nendel on 5-60. Need võivad tõesti 2 inimpõlve jooksul haada. Aga näidata, et oi, mets kasvab, see on hirmitamme meie inimeste üle. Aga metsapõllu peal kasvabki ruttu, see on metsapõld, ega see mets ei ole. Vaata, asjakoht on niimoodi, et Eestimaal on mets üks suur looduse osa ja kui see looduse osa rikutakse, siis Eestimaa looduse viima ja kõik muutub. Ja mis praegu veel pettutakse, et mida rohkem raiutakse, siis seda süsinikku väheneb, aga vastupidi, süsinikku sööb ka suur mets. Kui tehakse raie ja kui sinna pannakse uus mets kasvama, siis see vähemalt 15 aastat veelgi üldse ei seo süsinikku, no ta ühesõnaga otsaga kokku ei tule, ta suureneb tegelikult süsiniku osa. Et see on täitsa vale ja seda praegu pidevalt räägitakse, aga see ei pea üldse paika. Meil käib see niisugune pooltõdede avaldamine väga suurelt. Ja mis see raiumine praegu siis nii kaugele läinud, öeldakse, et meie metsa raiutakse ikka vanuse järgi, tegelikult ei raiuta. Aastat 12 tagasi, kui RMK nõukogu liige oli Tartu Maaülikooli professor Hardi Tullus, nõukogu liige, ja tema siis oskas nii palju, et puid võib raiuda, kui ta rinna kõrgused läbimõõt on 28 sentimeetrit. No see on seda metsamasinale paras raiumise jaoks niimoodi. Vanus ei olegi tähtis. Ja selle tõttu praegu ongi, et räägib, meie raiume seaduse järgi. Aga see seadus võeti nii, no vastu niiviisi ega Riigikogulased, kes on metsast võeti teha, seda näevad midagi teha. Nii ette kanti nii tehti. Et ega meil ju Riigikogus metsamehi vastu nii ükski konflikt ei ole. Et selles mõttes ja praegu ongi kõige tähtsam on vaja see seaduse parandus teha, et see välja võtta. Ja selle tõttu, ja kui metsa üldse nii kasvamise mõttes võtta, siis 47. kuni 50 aastani vähemalt meie metsamajandus ükutati metsa kuskil 500 hektarit. Aga hiljematel mitte üle 250. 47. ja 50 aastate mets ei ole praegu veel täiskasvanud. Ei ole veel täiskasvanud. Ja eriti mänd. Männil on ikkagi, nüüd on 90, vanasti oli männi raieküps 100 aastat. Nüüd on 90 peale. Kuust viidi 80 pealt 70 peale, no Tuure Pess ja edasi. Aga ja meie piirkonnas siin ongi põhiliselt ongi Räpina metsamajandi piirkonnas, Põlvamaa ongi peamine puuliik on mänd, kuus jättis ka raske. Näiteks terve majandi peal meil oli 3000 hektarit, Räpina metskonna peal oli 3000 hektarit oli mändi, 1200 oli kuuske ja 700 hektarit oli kaski. See oli metskonna kohta, aga majandi peale umbes ka sama vahekorras. Suur raiumine, te näete praegu, kus on siin 2 hektari lank, sinna on igavene suur lank maha raiutud, siis jõe ääres raiutud sellepärast, et see on praegu meil nagu kaitsealune, see on siis kaitsevöön, jõe kaitsevöön, kummagi poole peale 100 meetrit, nagu ei raiuta. Aga siin tee äärde väljagi, ja selle metsa manus siin on raske praegu öelda, aga ta võib olla kuskil 70 aastane. Üksik puutuvad vanemad olid. Ja selles mõttes ongi see asi, ja mets ei ole mitte mets puu. Metsas on ju tohutu taimestik, loomastik, linnustik, need on enda vahel seotud. Ja siin targad mehed on ütelnud, et kui hakkame vanemad metsa maha raiuma juba ja raiutaksegi, et siis on varsti niimoodi, et meil teatavad linnuliigid kõik hävinevad, neil ei olegi enam tegevust. Aga siin jällegi meie
meie targad meil omad metsamajandusmehed, või et meil on üle 60-aastaseid metsi ja üle 100-aastaseid metsi 23%, see on jälle pettus. Seda võib olla ainult kuskil rabades, no näiteks Meelva rabas on üks rabasaar, seal on nüüd, ma mäletan, majandi aegu ei saanud seda raiuma hakata. Metsavaasta oli pahandada, ta ei olnud teed teinud ette, aga no ta oli pehme ja tehnikaga juurde ei saanud, et tänase päevani, kui eelmine aasta on raiutud, ei ole ma ei tea, aga oli ta veel püsti. Seal võib-olla jah, juba on kuskil 120, 130, aga need on üksikud kohad, kus need sellised, kuskil soo sees, kus ei ole võimalik raiuda, on lihtsalt alametsa. Ja siin kaitsealadel võib-olla lähema kaitsealadel, aga seal ka raiuti, kui nüüd Eesti Vabariik taastus, siis seal oli ka suur raie sees, neid ma ei oska öelda, kas oli, et meil käib ikka toolikute asjade täitamine. Aga siis nüüd oli erapooletu Euroopa Komisjon, see nüüd hiljaaegu avaldas materjali ja ütleb, et Eestimaa on praegu kõige suurem metsaraiuja praegu suhteliselt, et võrreldes eelmise 2014, 2000 aastaga on Eestis metsaraiumine 68% suurenenud. Et praegu käib nii kõva raiumine, kui vähegi saab ja eriti ka erametsad. Ja nüüd ju öeldakse, et erametsa on praegu erametsa selles mõttes, ega eramets on mini-era. Aga need on firmadele kokku ostetud. Siin on meie Evasmäel oli omanik kunagi iirlased. Nüüd on ameeriklane omanik praegu juba. Ameeriklane vasti on, tema saab raha tagasi saada, mida siia raha pani, siis saab tagasi saada. Ja need suured metsafirmad nagu see Põlvamees, temal on kuskil 3000 hektarit metsa ostati kokku ja ostabki nüüd ja vahetab, raiub ära jällegi nüüd niimoodi. See on äri, see on suur äri ja neid ei huvitagi, kas see loodus seal on sees või ei ole. Näiteks mustikas ei taastu metsast, männi metsast enne 30 aastat. Näite, kui ta on